olen Telliskivi loomelinnakus ja siin on üks äge koht, see on Free Flow stuudio. Oi Inger, sina siin. Tere! Õpid laulu või tantsu nüüd tulid õppima või sa ju oskad juba laulda? Kuule, tegelikult on niimoodi, et siin Free Flow stuudios mina olen muusikaosakonnas, õpetan ukuleleet ja kitarri, aga täna on väga eriline päev, sellepärast, et siin toimub minu lauluära minevale ära tantsuworkshop. Nii et jah, tegelikult on niimoodi, mul tuli kevadel esimene eestikeelne album välja, Armastatuna, ja see natuke puudutab vaimset tervist, see album, üldse need sõnumid seal ja samamoodi tegelikult ka armastus, kuidas leida iseendasse armastus ja kuidas iseennast kuidagi leida läbi siis muusika või spordi või läbi tantsu. Nii et täna me oleme siin, et võib-olla mõni leiab siin läbi liikumise iseenda. Minu jaoks on, kui muusika jaoks on vaimne tervis kogu aeg väga aktuaalne, väga oluline teema. Praegu, kui ilmad on külmemad, päikest on vähe, läheb kiiremalt pimedamaks need päevad, et siis tegelikult ju ongi vaja, et ennast liigutada, et reaalselt hapnik jõuaks siia aiu ja päriselt ma tunneks ennast nagu hästi ka selles kehas. Et muidugi saab on ju läbi spordi ja füüsilise nagu tegevuse, aga mina olen ka proovinud läbi mediteerimise, muidugi ka muusika kuulamine, mina küll loon muusikat, aga tegelikult ka muusika kuulamine on nagu väga vajalik. Alice, sa oled loonud siia nagu oma sellise isikliku imede maa, aga see on nagu kõigile, et siin on muusikat, siin on tantsu ja siin on lihtsalt sellist head olemist. Mis koht see on? See on siis selline suur maja, kuhu on kokku kogunenud hästi palju erinevaid loomingu inimesi. Et meil on siin näiteks erinevad tantsustiilid, meil on tänavat, naiselikku, kontemporaarit, meil on pisikestest mudilastest alates kuni täiesti täiskasvanuteni. Meil on muusikaosakond, seal on hääleseade, erinevad pillid, viiulid, ukuleled, kitarr, klaver. Siis meil on salvestusstuudio, nemad avavad siin natukene jõulude poole uksed. Siis on meil siin, tuleb üles postitantsustuudio, meil on siin väga seinast seina. Nii et põhimõtteliselt luua ükskõik mis vormis, pluss veel see, et me oleme kogunenud siia kokku selleks, et omavahel ka koostööd teha ja nii edasi, et mitte omas nurgas oma asju, vaid võtta siis kokku ja luua näiteks lauljad. Meil oli siin juubelikontsert, kus väga palju lauljad olid koos tantsijatega laval ja nii edasi siin kevadel just Alexelas, et selliseid koostööd luua ja anda võimalus ja koht selleks. Nii, et siia võib tulla siis igas vanuses ja täiesti ettevalmistamata, et kes pole elu sees näiteks tantsinud ega muusikat teinud. Ja, meil on kõige pisemad on meil kuskil 2,5 ja siis kõige vanemad meil ei ole tegelikult piiri, et meil kunagi käis breiktunnis isegi üks härra, kes soovis kuldpulmas teha üllatust oma abikaasale. Nii et selles mõttes vanusel ei ole piire, kui tahad, siis saab.